Ma ei tea, kas see on nali või mitte, aga see üks video on nüüd rohkem tõestanud transpordi argumendi idiootsust kui miski muu. Ja kuulge, ma ütlen teile, te ei ole valmis selleks, mida te kohe näete. Pärast hoolikat kaalumist ja kehtivate osalemisreeglite ülevaatamist kuulutan ma end ametlikult WNBA kandidaadiks. Kui piisab vaid sellest, et kuulutad, kes sa oled, siis täidan ma kõik nõuded, et WNBAs võistelda. Olgu, neile, kes ei tea, mis on WNBA, siis see on Anna Kanter NBA, ilmselgelt suur korvpalliturniir. WNBA on naiste turniir. Ja nüüd kuulutab ta, et tal on selleks täielik õigus. Ning kuna ta ei kuulu enam NBA-sse, siis ta liitub sellega, sest kõigi juhiste järgi on see täiesti vastuvõetav, kui ta on kuulutanud, et on naine. Minu meeskond ja mina oleme hoolikalt uurinud WNBA sobivuskriteeriume ja enesemääratluse ning kaasamisega seotud juhtimisraamistikku. Praeguste juhiste põhjal saan ma ametlikult kuulutada oma sobivust 2027 aasta maikuus toimuvale WNBA draftile. Ma ei ole kindlasti siin selleks, et pilgata, naeruvääristada ega mitte austada ühtegi kogukonda või isiklikke valikuid. Ma palun lihtsalt, et kehtivaid reegleid rakendataks võrdselt kõigile. Reegleid, mis esindavad neid väärtusi, mille eest paljud WNBA mängijad ja treenerid on avalikult seisnud. Minu meeskond ja mina oleme valmis tagama, et neid juhiseid rakendatakse võrdselt, järjepidevalt ja eranditeta. Ja ma ootan, et WNBA austab oma välja öeldud põhimõtteid. Näeme Svea training campis. Ma mõtlen, muidugi, see video ei ole mõeldud kellegi üle nalja viskamiseks. See ei ole nali, see on tõsine. See mees, kes on 6 jalga ja 7 tolli pikk, Türgi-Ameerika mängija, väidab, et ta ei ole siin midagi valesti tegemas. Ta on lihtsalt naine ja tahab mängida. Ja tegelikult teeb ta täpselt seda, mida WNBA varasemad inimesed, treenerid ja juhtkond on öelnud, et on täiesti lubatud. Ja nüüd on ta saatnud WNBA täieliku segadusse, sest nad ei tea, mida teha. Selgituseks neile, kes ei ole veel kursis, mis spordimaailmas toimub. Muide, mina olen Iira Kei, saate Pushback saatejuht. Tere tulemast meie saatesse. Me seisame vastu hullumeelsusele, mis toimub meedias, maailmas ja mujal. Kui sa arvad ka, et osa sellest on hullumeelne, siis oled õiges kohas. Sa oled leidnud oma inimesed. Neile, kes ei ole kursis, NBA spordimängu on inimesed aasta jälginud. Väga selge. Mehed on korvpallis head. WNBAs sama. Aga viimasel ajal, kui ma ütlen viimasel ajal, siis viimase 10 aasta jooksul on täiesti tavapäraseks saanud rääkida transmeestest, kes tahavad saada naisteks, meestest, kes tahavad saada transnaisteks spordis osalemisest. Ja nende organisatsioonide tõttu, nende ärkveloleku vaadete ning hirmu pärast olla poliitiliselt ebakorrektne või hirmu pärast saada välja heidetud, kui tehakse midagi valesti ja tahetakse näida progressiivsena, on nad pidevalt piire nihutanud. Ja kui ma ütlen pidevalt, siis ma mõtlen pidevalt. Olete näinud hullumeelseid kommentaare treeneritelt, mida me kohe näitame, ja juhtkonnalt, kes ütlevad, et jah, me oleme kaasavad ja nii edasi. Aga muidugi, see tuleb naissportlaste arvelt. Ja see on väga lihtne. Viimaste aastate jooksul on vaidlus muutunud, kas transinimesed väärivad õigusi. Vastus on võib-olla potentsiaalselt jah, aga kindlasti mitte naiste arvelt. Ja see video naeruvääristab selgelt kõike seda, mida WNBA naised peavad läbi elama, kui nad kaasavad oma mängudesse transsoolisi sportlasi. Nüüd, see tekitab nüüd natuke, kuidas sa ütleksid, eskalatsiooni. Mitte ainult WNBA ei püüa välja mõelda, kuidas sellele reageerida, sest ilmselgelt on see naeruväärne. Aga üha rohkem mängijaid tuleb välja ja hakkab ütlema sarnaseid asju lihtsalt selleks, et midagi tõestada, sest inimestel on kõrini. Nad on sellest tüdinenud ja väsinud. Ja nagu ma ütlesin, me näitame videoid treeneritest ja sellest, miks see kõik on juhtunud. Ning rohkemate inimeste arvamusi, kes ütlevad neid hullumeelseid asju. Palun olge meiega kannatlikud. See saab olema pöörane episood. See on hiljutine video WNBA staarist Gabby Williamsist, kes ütleb, et toetab transnaiste osalemist liigades. Kuulake seda. Ma arvan, et transsooliste õigused on praegu meie uus võitlus. Ma arvan, et mõtlesin, et võitlused on muutunud. Tead, meie kavatsused on samad, aga nüüd, kui keskkond on muutunud, näeme, kuidas transinimeste õigusi neilt ära võetakse. On palju arutelu transportlaste üle ja selle üle, milles nad võivad võistelda. Ma võtaksin transportlase oma meeskonda või vastasmeeskonda igal ajal. Ma ei arva, et see oleks probleem maailmas. See on lihtsalt järjekordne viis transinimesi rünnata. Tead, me oleme näinud mängijaid nagu Laisha Clarendon, kes on astunud esirinda ja olnud piisavalt julged ning vaprad, et esile astuda. Ma arvan, et see on järgmine lahing, mida me sportlastena peame pidama. Otsesed manipuleerimistaktikad, mis püüavad näidata, et mehe, kes teeskleb naist ja liitub spordiliigaga, et domineerida, samm on kuidagi vapper, on piinlikud. Ütleme selle lihtsalt ja selgelt välja, selles pole midagi vaprat. Jah, sa saad vihkamist osaks, aga tegelikult püüad sa oma enda eesmärkide ja tunnustusvajaduse nimel naiste sporti hävitada.
ja fakt, et on olemas päris sportlased, kes on terve elu pühendanud võistlemisele. Nad teavad leppima sellega, et tuuakse sisse isikuid, mis tähendab, et nad hävitatakse väljakul. Sest kuulge, vaadake, isegi kui sul on ebamugav seda öelda, on tõsi, et mehed kipuvad olema spordis tugevamad ja paremad kui naised. See on lihtsalt teine liiga. Nende kehad on erinevalt ehitatud, nende võimed on erinevad ja see on täiesti normaalne. See on täiesti okei. Aga mida te siin teete, on see, et te sunnite naisi olukorda, kus nad peavad põhimõtteliselt ütlema selliseid asju nagu ei, me oleme kõik füüsiliselt täpselt samasugused. Ei ole. Sa oled erakordselt võimekas oma võimete piires ja sina oled erakordselt võimekas oma võimete piires. Ja need võimed on erinevad. Mehed ei saa lapsi, sina saad lapsi, mis teeb sind paljudes asjades meestest paremaks. Ja mehed on mõnes asjas sinust kiiremad ja tugevamad. See on täiesti normaalne. See on lihtsalt täiesti aktsepteeritav inimlik fakt. Ja samal ajal surutakse naisi sellisesse olukorda, kus nad peavad ütlema, et ei, me oleme samasugused. Ja see puudutab transporti. Ei, see ei puuduta seda. See ei puuduta transõigusi. Ja just selliseid asju oleme me NBA-s viimastel kuudel ja aastatel näinud. Sest paljud meist arvasid, et see kogu transi teema suri juba ammu välja. Kuulge, see suri ju ammu välja. Argumendid said selgeks. Alguses oli kõik nagu, jah, olgem progressiivsed ja toetagem inimesi, aga siis sai väga selgeks, et see on lihtsalt naiste naeruvääristamiseks ja üha rohkem inimesi hakkas sellele vastu seisma. Aga see, et see on endiselt teema, ajab mind lihtsalt hulluks. Kuidas see ikka veel võimalik on? Ja kui ma ütlen, et see on ikka veel teema, siis te peate kuulma, mida üks WNBA treeneritest ütles. Ausalt öeldes ei suutnud ma seda uskuda, kui seda vaatasin, sest treener peaks olema see inimene, kes oma meeskonda edu poole suunab. Kuulake. Ma tean, et sa ei mängi põhihooajal enam Feveri vastu, aga pärast pausi on üks suurimaid uudiseid olnud Sophie Cunninghami ja tema toetuseks ning tema vastu korraldatud protestid. Ja tead, neil oli täna üleriigiline telemäng ja Cheryl kandis särki. Ja see on lihtsalt arutelu. Ma tahaksin teada, mida sina sellest arvad. Kas sa arvad, et see on liigale hea? Kas see võtab korvpallilt tähelepanu ära? On see lihtsalt müra? Ma lihtsalt tahaksin teada, mis sinu arvamus on. Aitäh selle küsimuse eest. Ma arvan lihtsalt selguse huvides. Sophie Cunningham on sõna võtnud selle vastu, et transnaisi lubatakse NBA-sse, sest ilmselgelt pole see õiglane. Mina näen seda nii, kui ma tohin vastata. Minu jaoks on sport kuuluvustunde küsimus. Asi on kaasavuses. See tähendab, et kõigil on lubatud olla nemad ise. Tead, see on mulle oluline, sest mind on kritiseeritud nii oma pikkuse kui ka rahvuse pärast. Ma olen olnud olukordades, kus mulle on öeldud, et ma ei kuulu siia, korduvalt. Ja minu jaoks ei taha ma, et see koht, eriti Golden State, kunagi selline oleks. Seega olema täielikult selle poolt, et naised ja väiksed tüdrukud väärivad mängimist ja see hõlmab ka transnaisi. Ma pooldan täielikku kaasatust. Ma mõtlen, et sa oled täielikult kaasatuse poolt. Esiteks, sport ei seisne tegelikult selles, et inimesed saaksid end avastada. See on seotud võistlusega. Okei, olgu. Olgem väga selged. Sport seisneb selles, kes on füüsilises spordis parim. See ongi kogu mõte. Seda tahadki sa vaadata. See ei seisne lihtsalt selles, et inimesed end identifitseerivad. Muidu kutsutaks mänge mängima ka need, kes on spordis väga kehvad, lihtsalt sellepärast, et nad väga tahavad. Ei, see pole nii. Mõelda, et sul on peatreener, kes ütleb, jah, ma tõesti usun, et see on mõeldud naistele ja noortele tüdrukutele, kes usuvad spordi väärtusesse. Ja seetõttu toon ma siia need mehed, kes kavatsevad nad platsil täielikult üle mängida. See ongi minu arvates see kontekst ja taust ning vestlus, mis on kasvanud ja eskaleerunud kogu selle hullumeelsuse ümber, mis toimub, eriti just selle juhtumiga. Ma mõtlen, sa ju näed seda. Sotsiaalmeedia kasutajad kutsuvad WNBA meeskonda üles sõlmima lepingu Prantsuse transsoolise korvpalluri Julie Totka, kes viskab keskmiselt 20 punkti mängus. Ta tuli kapist välja kui transsooline 2021 aastal. Ta on 1,91 meetrit pikk massin, kes võtab keskmiselt 20 lauapalli. Okei, vaata ta. Vaata, kui sa seda vaatad. See on mees. See ei ole naine, see on mees. See on mees ja see on mees, kes võistleb ja vaata suuruse erinevust, okei? Ja pea meeles, et kui sa räägid tüdrukutest, kes mängivad korvpalli, siis nad on ühed pikimad, kõige tugevamad, kõige uskumatumalt sitked naised üldse, aga tema on neist palju suurem. Ta paneb nad välja nägema nagu pisikesed tüdrukud, mida sportlased tavaliselt ei ole, eriti mitte korvpallurid. Aga see, et selline surve on päriselt olemas, et keegi, kes muutus 2021 aastal, surutakse naiste spordimeeskonda. Ma mõtlen, vaata lihtsalt seda. Ma mõtlen, mida sa üldse vaatad. Mida sa vaatad?
miks me isegi hetkeks teeskleme, et see on normaalne? Kuule, tahad teha transliigat? Tee ära, olen täiesti selle poolt. Tahad teha liiga, kus kõik saavad käia vaatamas ja tähistada transliikumist? 100%. Aga ära võta seda, ära naistelt, kes on terve elu spordiga tegelenud ja nagu ma teile ütlesin, see ei ole ainus inimene, kes reageerib. Muide, te peate kuulama, kuidas WNBA sellele reageeris. WNBA volinik Kathy Engelbert saatis pärast NS Freedomi ja Royce White'i teadaannet välja transide kaasamise memo. Ta saatis reedel meeskondadele kirja, kus käsitles muresid transsooliste sportlaste kaasamise üle liigasse, kuna 2 endist NBA mängijat teatasid oma kavatsusest kandideerida järgmisel WNBA draftil. Muidugi peame me kõik olema kaasavad ja kenad, sest nagu ma olen teile öelnud, see on pihkamine ja see on naeruväärne. Mitte miski pole olnud edukam tõestamaks, kui hullumeelne on kaaluda transnaiste kaasamist sporti kui see. Ma mõtlen, vaadake seda meest. Selle nädala alguses tegin ma avalduse. Ma olen transsooline, ma olen naine. Ma samastun mõnikord naisena, eriti professionaalse korvpalli eesmärgil. Nii et annan end ka 2027. aasta WNBA drafti üles. Ma mõtlen, et ma oleksin peatamatu. Teada, aga ma olen eelkõige meeskonnamängija. Ma olen selline mängija, kes eelistab söötu anda. Ma teen neid väikseid asju, ma olin Iowa State ülikoolis oma meeskonna liider kõigis 5 peamises statistilises kategoorias. Nii et ma teen natuke kõike. Ma teen kõike, mida treener vajab, et ma teeksin. Ma teen kõike, mida tüdrukud vajavad, et ma teeksin. Ma arvan, et WNBA võiks välja tulla ja teha selge avalduse selle kohta, et mehed, kellel on munad, mängivad naiste liigas. Aga tead, see oleks nende jaoks ilmselt liiga mõistlik samm, nii et ja ma ei taha, et mind diskrimineeritaks. Nüüd ma tahan õiglast kohtlemist. Ma olen mustanahaline. Ma olen noor mustanahaline, loodetavasti Ameerika Ühendriikide senaator, kes sooviks saada ausat võimalust osaleda aeg-ajalt end transsooliseks naiseks määratleva sportlasena. Ma mõtlen, miski ei näita selle rumalust paremini. Ja tead, mis on kogu selle asja iroonia? WNBA on paanikas, nad ei tea, mida teha. Kuidas nad peaksid reageerima? Kuidas nad peaksid olema kaasavad? Nad peavad välja töötama definitsioonid. Aga asi on selles, aastaid on need sportlased kasutanud oma spordiplatvormi poliitilise liikumisena, eks? Et suruda peale poliitilisi päevakavasid, normaliseerida asju, mis on kohutavad. On olnud võitlusi Lea Thoomase vastu. Naised on aastaid hüüdnud ja karjunud. Ja nüüd, kui mehed tulevad mängu, see ainult võimendab ja tõestab seda. WNBA tahtis kasutada oma platvormi poliitilise kaasatuse jaoks. Siis leidub inimesi, kes otsustavad, et neil on sellele vastupidine vaade ja nad tahavad kasutada oma platvormi poliitilise kaasatuse või poliitilise tõestuse jaoks, kui idiootsed need väited tegelikult on. Ja on ilus näha, et need 2 meest astuvad välja ja tõestavad selgelt, kui hullumeelne ja vale see kõik on. Kui vale see on. Ja mulle see meeldib. Ma naudin seda täiega. Ma naudin iga sekundit sellest. Las WNBA täiesti paanikasse satub, mida nad peaksid ütlema. Ja tuletan meelde, ma tean, et paljud teist on viimastel nädalatel saanud küsimusi transsooliste sportlaste osalemise kohta naiste korvpallis. Ja ma arvan, et see teema saab edaspidi palju tähelepanu. Tahtsin teiega ühendust võtta, et jagada, kuidas me liiga kontoris neid vestlusi käsitleme ja tänada teid, kes olete meediale küsimustele vastanud läbimõeldult ja professionaalselt. Engelbo ütles, et see mõte on nüansirikas. Me mõistame, et see on keeruline ja nüansirikas teema. Ei, see ei ole nii. Ja me jätkame oluliste vestluste pidamist teiega ja mängijate liitudega ka järgnevatel kuudel. Me plaanime korraldada ka täiendavaid arutelusid ja pakkuda tagasiside kohtumisi kõigile meeskonnajuhtidele, kes soovivad osaleda. Teie vaatenurk ja tagasiside on hindamatud ning ma hindan neid, kes on juba ühendust võtnud ja oma mõtteid jaganud. Vau, milline täielik idioot. Ma mõtlen, see on lihtsalt idiootsus, eks sa näed tegelikult, kui rumal see kõik on. See mees Royce White, kes ütleb, et ma pole isegi 72 tundi avalikult trans olnud ja juba saan nii palju vihkamist. Ma lihtsalt tahan oma tüdrukutega korvpalli mängida oma naiselikul ajastul. Miks te ei võiks koos minuga rõõmustada? Ma mõtlen, vaadake, kui naiselik ta on. Väga naiselik. Okei. Sul on see jälle olemas, nagu me ütlesime. Sul on Royce White ja sul on Enes. Okei, need 2 inimest. Ja see saab nii palju tähelepanu. Selle kohta on kümneid miljoneid videoid ja vaatamisi, sest inimesed saavad aru, jumal küll, see lihtsalt ei oma mingit mõtet, kui sa selle tegelikult eemaldad sellest tobedast kaasava keele kontekstist ja näitad seda sellisena, nagu see tegelikult on. See on hullumeelne, eks? Ja loomulikult ütlevad vasakpoolsed jälle, et see on lihtsalt järjekordne parempoolne vihkaja, kes üritab tähelepanu saada. Tegelikult võib-olla ta hoopis üritab kaitsta naiste õigusi rohkem, kui sina oled kunagi suutnud. Stephen A. Smith, ma ei tagane sellest. Sa võid toetada naiste õigusi ja samal ajal uskuda, et bioloogilised mehed ei peaks naiste spordis võistlema. Need 2 asja ei välista teineteist. Minu probleem ei ole vihkamine. See on naiste ja tüdrukute kaitsmine ning küsimus, miks üks WNBA treener otsustab end segada vaidlusesse, mis võib kahjustada liigat, mida ta peaks esindama. Terve mõistus on endiselt oluline. See on minu seisukoht.
õige. Sa võid toetada inimeste õigusi, aga samal ajal toetada ka seda, et naistel peaks olema lubatud spordis mängida. Clay Travis, ma ei tee nalja sellega. Ma olen valmis ostma WNBA laienemismeeskonna ja tooma selle Nashville'i. Ma luban, et mul on 100% transsooline meeskond. Kõik mehed, kes samastuvad naistena, ma palkan ka 100% transsoolise treenerite tiimi. Kõige kaasava meeskond ajaloos, tehes selle naise üle nalja. Sest millest sa räägid? Sa oled meeskonna peatreener ja ütled, et see on kaasav. See ei ole kaasav. Nagu ma paar päeva tagasi ütlesin, ma kandideerin 2027 aasta WNBA drafti. Määratlen end mõnikord transsoolise naisena. Minu parukas on posti pandud. Need on need 2 meest, kes paistavad silma ja teevad minu arvates seda ilusat ja püha tööd meeskondade ja naissportlaste heaks. Ma mõtlen, kuulake, mida Trump selle kohta ütleb. Ja ma ütlen teile, kui ma seda kunagi teeksin, oleksin ma ajaloo parim naiste korvpallitreener. Sest mulle ei meeldi LeBron James, mulle meeldib Michael Jordan palju rohkem. Aga ma läheksin LeBron Jamesi juurde, see ei loe. Ma ütleksin, LeBron, kas sul on kunagi olnud soovi olla naine? Sest mida ma tahaksin, et sa teeksid, on mängida minu meeskonnas, mida ma üles ehitan. Mul saab olema ajaloo parim meeskond. Nad ei kaota kunagi. Keegi ei tule sellele meeskonnale lähemale kui 70 punkti. Nüüd peame seda muutma ja peame tegema nii, et sellest oleks okei rääkida. Tead, see noor naine, kellest ma rääkisin, kardab sellest rääkida. Teda tõrjutakse ja tühistatakse, kui ta sellest räägib. Ma mõtlen, selle geniaalsus seisnebki selles, et ma oleksin parim WNBA treener. Ja kõik ütlevad, muidugi, Trump ongi Trump, sest ma laseksin LeBron Jamesil lihtsalt tulla ja öelda, et ta tahab olla naine. Ja siin on meeldetuletus, et pärast seda, kui 2 endist NBA esimese ringi draftivalikut teatasid WNBA draftile kandideerimisest, ütles WNBA komissar, et liiga koguneb, et arutada, mida tähendab naine õigusliku kõlblikkuse seisukohalt. Need koosolekud peaksid olema otse ülekandes. See oleks kohustuslik vaatamine. Jaa, tal on õigus. See on kurb, aga see on geniaalne. Ja just selliseid asju ongi vaja, et tõestada nende liikumiste hullumeelsust, mis hävitavad naiste õigusi ja võtavad meilt spordi. Ja püüavad jätta mulje, et meie oleme probleem, kuna sellele tähelepanu juhime. Meie ei ole probleem, nemad on ja nad peavad sellele kohe silmitsi seisma. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.